Vana talumaja vanal Tartumaal, Puka ja Pikassilla kandis. Eestuba. Lapsed on tulnud isa koju. Istutakse lauas. Papametsad on siin kõige ilusamad. Aga kas te mäletate, tüdrukud, kuidas me kooli ajal? Just, sinu koht on siin. Istume mu otsakesti. Mati ütles... No mis sa ootad? Ma tahtsin öelda, kui ruttu on meie puud kasvanud. Ma ei oligi söögist. Mati ütles, et papa peab laskma oma metsad. Sööd küll. Pani meie jaoks pudelipõue. Kes sulle pärast? Aga ta vist ei kavatsegi täna ülesse tulla. Kas keegi soovib? Just. Just ei võta ära mulle kavana. Kust kaudu teie tulite? No läbi Puka ikka. Kuraks, et tool laseb mu maha. No miks sa siis sealt sõidad? Neil on alati ju nii vilets tee. Meie mehega tulime Pikasillast otse. Ära mulle, vala kallis. Sa tead ju, et ma sõidan. Ühe ikka. Ei, ära sina ka palju joo. Ole mõistlik. Võta omale. Aitäh, Robert. Teine kord. Aga proovige salatit. Ma tegin rohkem, et papa ka sööks seda. Tegelikult papa ei armasta makarone. Küll ta sööb. Mul ei ole aega talle ka rasoljet alati teha. Kas te vaatasite, tüdrukud, kui ilusad on meie metsad? Fantast. Pikad, sirged tüved ja rohelised võrad harmoniseeruvad nii kenasti. Kas teil Nõmmel metsi vähe on või? Jah, aga see pole see. Nagu papa ütleb, ei tuu pole tuu. Aga papal ongi õigus. Maal on mets midagi enamat kui linnas. Kohiseb tuules ja lainetab nagu meri. Siin on ilus elada. See on ilus küll, aga õue minna ei saa. Sääsed pistavad nahka. Ma kutsusin Rihetit ka, et tule vanaemaga kaasa. Lähme papa juurde. Aga poiski suub näo alati viltu. See Rihet on sul Kadri poeg või? No jah, Kadri jah. Mis sul viltama, mis sa niheled kogu aeg? Ma olen korraks õue vaatan. Istu paigad. Pärast lähme. Minu lähevad need kõik nimed segi. Nii palju neid juba lapsi ja lapselapsi. Jah, aga et nad siia ei taha tulla. Kahju on sellest. No ja mida nad siin teevadki? Telerikki pole, PlayStation. Meie Tanel kardab busse. Meie lapsed ka. Siin on nii palju hästikuid. Mina ei ole ühtegi näinud. On küll. Kui meie lapsed olime... No siis, see oli pool sajandit taga. Ise oled sa mingi poole sajandine. Punased rästikud. Ma mäletan küll. Need ei olnud rästikud, Kersti. Punane on vasskuss. Vasskuss ei pidanud olema mürgine. On küll. Mati ütles, et need on just kõige mürgisemad. Mati ei tea, tema on linnalaps. No las ta olla. Aga ta on koolis õppinud. Minu mehel on väga hea pea. Proovige meie salatit suitsu, kala ja riisiga. No mis kalas sa tegid? Ma maitsen. Mis kala sa pani just? Saburiini ja natuke skumbriat. Päris hea. Robert, kas sa ei soovi? Hauka peale, muidu hakkab viin pähe. Ma ühe pitsi võtangi ainult veel ja teise jala terviseks. Olgu. Ikka hea on kodus olla. Rahu ja vaikus. Mis on? Isa on niheled kogu aeg. See on sul ostetud või, Milvi? No kuule. Sina oskad ju nii hästi küpsetada. Ja kuidas ta sul nii mahlane on? Immuta tordipõhi enne kergelt läbi. Ämm õpetas mind. Mis sinul viga on, Jussike? Tort ka ei maitse või? Ma sõin juba, maitseb küll. Istu seda paigal.
Metsa ka ei või minna. Kannata, Jussike, pärast lähme kõik koos. Ainult mets ja mets. Ja papa juba. Mets on praegusel ajal suur varandus. Ei või õnnelik olla. 100 hektarit. See pole niisama. Mõtle, kui oleks Vene aeg kõik maha võetud. Jah, aga ega need risti ette ei löönud. Saag sisse ja... Siinkandis ongi metsadele veel armu antud. Ei tea miks. Noored metsad. Noored? No mis poolest nad noored on? Aastate poolest. Nii noort metsa keegi ju ei sae. Mis ajas sina metsaalal asjatundja oled? Ega ma olegi. Siis ära ära. Ei noh, metsaalal muidugi on Mati, tema ja... Mati ütles, et papa peab laskma kohe metsa ära teha. Hinnad on praegu väga head. Ma olen ka kuulnud, et tõusevad. Ei, ehk ei teagi veel. Miks papa üles ei tule? Kas keegi rääkis temaga? Papa on haige. Las ta puhkab. Aga kas sa kutsusid? Kutsusin, aga tal on paha olla. Oma lapsed tulevad külla. No ega ta siis nii paha ka ei ole ometi. Las ta olla. Me võime tema juubelipeo asju omavahel ka arutada. Papa nagunii vastu ei ole. Peo teeme Eiale ägeda. Tema terviseks. Hea küll. Aga jätame selle nüüd papale. Eks ju, kallis? Olgu peale, aga 3 miljonit on ikka väga suur raha. Seda ma teile ütlen. Jah, papast on meile kõigile suur abi. Kas te olete mõelnud, tüdrukud, kuidas seda raha kasutada? Kõigepealt vahetan auto välja. Opeliga ongi juba häbi sõita. Eks siis näed. Mina tahaks endale... See on papa mets. Mina otsustan. Aga teate, mis meie mehega otsustasime? Noh? Robert ja mina sõidame Californiasse. Jah. Miami Beach. Robert on nalja. Miami on Floridas. Aga Malibu rannal tahaks küll vette minna. Sa pead kaalus alla võtma meheke, muidu mõni noor Ameerika miljonär röövib mu ära. Tulge teie ka. Nii tore oleks koos reisida. Räägi Matile, Kersti. No nii palju nüüd igaüks ka ei saa. Kui palju? Miljonit. Kuidas ei saa? Kellele sa veel kavatsed anda? Papale peab ka osa jääma. Jäta sina. Milleks? Mis tema rahaga teeb? Papal muidugi pole tarvis. Aga metsa ülestöötamine läheb väga palju maksma. Kui palju? Ma ei tea, aga Mati ütles, et päris palju. Palju? Meie küll ei taha palju maksta, on ju, Robert? Ise on sugulane, miks ta selle nii kalliks ajab? No ega tema ei aja. Mehed tahavad palka saada ja masinad on kallid. Mati ainult organiseerib. Mida ta organiseerib? Mis mida? Jätke, tüdrukud, mis me praegu sellest arutame? Mõtleme parem, kuidas me papa juubelipeo läbi viime ja kus. Mina arvan, et paneme Tartus Atlantise kinni. Aga pukapaar mahutab juba 40 inimest. Meid tuleb rohkem kui 40. Ei tea, kas Pikasillas ei oleks mõnda kohta, oleks ligema. Oh vaevalt, seal on mingid nii madalad majad. Aga teate, teemegi nimekirja praegu kohe ära. Ma kirjutan üles. Robert, ulata palun käekots seal nagis, vaata. Mis asjaga see koos on? Ämblikuvõrgud. Papa ei korista üldse. Oh mehed sul nüüd koristavad. Mati ei taha ka. Või just peseb küll ja võtab tolmu. Kõigepealt siis papa poolt. Nii, esiteks papa ise. Teiseks... Kes ta siin on? Kellega ta läbi käib? Ja nüüd ta ei suhtle enam mitte kellegiga. Kendra Märt oli ta sõber, aga Märt on nüüd surnud. Kutsume tema lapsed. Tal oli ainult üks tütar. See jurakas. Ei olnud jurakas ja temal on ka nüüd juba tütar. Ilus naerunägu neiu. Minu arust ta küll ilus ei ole. Sa ei tunnegi teda, kes... No miks ma ei tunne? Kutsume nad mõlemad. Vist ei tasu. Papa ei salli neid. Miks? Kui nad metsa maha müüsid, hakkas tuul järjest meie puid murdma ja papa räägib seda iga kord.
siis ei tasu neid kutsuda. kui meie alles tüdrukud olime ja mina Robertiga käima hakkasin, kas sa mäletad, Kall, mis sa teed, meheke? Pudel juba poole peal. No sina ju lubasid sõita. No natuke libista. Kutsuge. Natuke, jah. Kutsuge see Sarviku Eedi oma tütrega. Ma tean su natukest. Vana Sarvik oli omal ajal äiaga metskonnas tööl. Mis sa pahandad, ega siis äia poolt iga päev ei käida? Sa mõtled need, kes Pikasillas elavad või? Jah, Pikasillad. Ei, neid küll ei kutsu. See Sarvik välja on üks igavene litsa. Ei tea. Miks sa nii ütled? Ahaa, Kersti on Mati pärast mures, oled või? No mis tema siia puutub? No kus veol see oli, kui Mati Ellega hommikupoole ööd ära kadus? Ei ole õige. Minu mees niisugused ei vaata. Igatahes, kui see litt sinna tuleb, siis meie ärge arvestage. Olgu, ma panen siis papa poolt kirja 1. Nüüd meie pere. Meid on, mitu meid kokku sai, kallis? Oota, 21. Ei, aga kui kaksikud ka tulevad, siis 23. Nii, pluss 23. Meie tahame mõned tuttavad ka kutsuda. See on nii ilus, kui papal palju külalisi on. Kes filmib? Robi, sina? Aga Mati võid teha. Tema ei võta kunagi üle aru. Ei, no, mina võin videot teha küll, mis... No meie poolt igatahes palju ei tule. Võib-olla 7-18. Meie võõrad kaasa ei võta. Võõraid, ega nad ei ole võõrad, Kersti. Nad on meie sõbrad. Miks sa alati nii nähvad kohe? No kutsu, keda tahab. Jumal hoidku, kas ma kade olen. Papa sünnipäev pealegi. Nii, pluss 18. Ja Ülle, sinu pere? Loe kokku just. Kas kõik? Kõik. Imikud ka? Loomulikult tohman niisugune. Ei tea, kas papa rohkem juubelit peabki. Kõik lööme kodud välja. Pudel viina tuleb kindlasti nina peale arvestada. Kus? Kas sa oled veel rübanud? Pidul. Papa juubelil, ma mõtlen seda. Kui palju sa said just? Mis sa kõigud? Tool on katki ootama. Sa ei oska arvestada ka enam. 20. Kas mind ka ligi võetakse? Oinas! Siis 21. See teeb kokku umbes 60 inimest. Issand, kui ilus pidu saab papal olema. Jaa, aga teate, selle peoga me veel näeme vaeva. Ja kalliks läheb ka. Suur pere. No teeme ise siis laua, siis tuleb odavam. Siin, kodus või? Kes sul hakkab praegusel ajal jahmerdama? Mina ka ei viitsi mässama hakata. Tellime varem. Tellite küll, aga kes arve kinni taab? Papa sünnipäev. Juubilar tellib ja maksab. Papal ei ole raha. Kus sina papa rahasid tead? Papa pension on nii väike. Pension küll, aga... Kuhu Saareniidu mets jäi? Saareniidu on seal üle oja või? Jah, oli. Kõige jämedamad puud. Papa ütles, et vargad lasid talvel maha ja vedasid minema. Seal ei olnudki neid kuigi palju, väike metsatukk ainult. Jah, aga kõige ilusam osa meie metsadest ikkagi. Ja Mati arvas küll, et papa käsi on siin mängus. Ei tea, minule ütles papa küll, et tal raha ei ole. Mina arvan ka, et papa on vaene. Tal pole matuse rahagi. Mõtle, mis see kõik maksma läheb, kui ta ära sureb. 60 inimest. Matusele ei tule nii palju. Meie lapsed küll ei tule. Ma arvan ka, vana inimese matus. Kui inimene juba 100 ligi on, siis ei sobigi talle suuri peiesid korraldada. Uusärgi raha annab vald. Aga papat ei kõlba odavas kirstus matta. Hauakivi tellime marmorist. Mati ütles, et see on kallis, aga kõige parem. Mõnedel on niisugused väiksed ja tuhmid kivist. Matusele peaks selle poisi ka kutsuma, kes tal siin abiks käib. Mis poiss? No see soomlane või, kes talle poest süüa toob ja vana poiss. See on Timo. Kas ta on soomlane?
Pidi olema. Ei usu. No vist ikka on. Papa räägib ja ka nüüd mingid soome-eesti segamurre. Mati ütles, et soome ja lõuna-eesti keelel polegi mingit vahet. Tema on tore poiss, omapärane, aga hea südamega. Tema siin papa asjad korras hoiabki. Hiilib. Mida ta hiilib? Papa asju nohib. Ei usu. Papal ei olegi asju. Ma arvan, et kui hauda on vaja sisse visata, tuleb ta hea meelega. Kas vara ei ole natuke? Mis vara? Hauda sisse visata. Papa magab tagatoas. No võib-olla ta ei kuulegi, et me siin oleme. Kuuleb küll. Ta lihtsalt jonnib. Ei usu. Mida tal jonnida on? Vanaduses lähevad mõned imelikuks. Jonnivad ja tujutsevad. Kõik me saame ükskord vanaks. No ega siis sellepärast, et seniilne ei pea olema. Aha, mõni on eluaeg seniilne. Kes mõni? Sa ei tea üldse, mida see seniilne tähendab. Ja sina tead, sulle see Mati ütles jälle või? Ärge vaielge veel. Muidugi. Mis te ikka vaidlete? Mina arvan, et me peame juubelipeol papale tseremoonia ka korraldama. Minu arust küll ei ole mõtet. Ikka on. Aga sa mõtled, et enne lauda istumist? Jah, see on nii ilus, kui kõik papa ümber kogunevad. Ühes käes šampuse pokaal ja teises. Mis šampuse kõrvale sobiks? Seajalg. See ei oska nalja teha. Ma ei teegi. Papale meeldivad just seajalad. Ole vait. Vahel pakutakse peseed, aga no see on nii tobe. Ega viinamarjadki paremad ei ole. Vein on isegi hapu. Küll me midagi välja mõtleme. Ja mis siis edasi joovad? Edasi on nii. Papa tõuseb püsti ja ütleb oma tänukõne. Missugused tänukõne? Papa tänab oma lapsi, meid. Papa on mustas ülikonnas ja tal on roos rinnas. See on nii ilus. Ühes seriaalis vist Mehhiko. Sa metsik armastus, ma olen näinud. Tahmamängu mängib seal seda, kes on koomas. Ei mängi tahmanägu. Mängib küll. Ei mängi. Mis te vaidlete? Üllel on õigus. Sonja Smith mängib tõesti seal, aga ta ei ole koomas, tal on mälukaotus. Minu meelest on ta koomas. Ei ole. On küll. Ei ole. Olgu koomas, kui tahad. Mati ütles, et see on seebikas ja meie neid üldse ei vaata. Meie mehega küll vaatame. Meie ei näe sellest midagi halba. On ju kallis? Minul ei ole tahmaste vastu midagi. Millest me enne rääkisime? Papa on mustas ülikonnas ja ta papal ei ole musta ülikonda. Kuidas ei ole? Ei ole, tal on kapis ainult üks elehall ülikond, millega ta metsamajandist pensionile läks. Siis oli jäi veel paks. Mis sa tema kapist otsisid? Ei olnud paks, papa ei ole kunagi paks olnud. Kas ma ei või oma isa kappi vaadata? Ega ta ainult sinu isa ei ole. Aga tüsedam ikka. Kirstus ei ole ülikonna tähtsust, kui surilina lõuani üles tõmmata. Mina ei tõmmata lõuani, käed jäävad välja. Käed pannakse rinnale risti. Juubelil ka või? Ole vait. Aga imelik on küll, et papal ei ole korralikku ülikonda. Raha tal varem ikka oli. Papa raha läks teie Volga peale. Kus ka asi, mida nüüd meelde tuletada? Volga. Sel ajal oli ta asi küll. Aga kelle rahadega teie oma lapsi koolitasite? Noh, ütle. Ja Kersti ja Mati suvila. Mis see kõik maksma läks? Ma mäletan küll, kuidas te papa vahet jooksite. Meie küll ei ole papa käest kerjamas käinud. Ära sina räägi. Minu mees oli varustaja ja ta oskas ise. Mida ta oskas? Noh, mida? Mati ei varastanud, kui sa seda tahad öelda. Sel ajal varastasid kõik, kes... Mati ei saanud. Kes ei saanud varastas rohkem. Mati on aus. Ta oskab organiseerida. Sa oled kade, et sinu mees on tossike. Ärge hakake kraatlema. Sellepärast siia tulite või? Robin on õigus. Arutame parem peo asju edasi. Siin ei ole midagi enam arutada. Papa võib oma kõne hallis ülikonnas ka ette kanda. Ja ongi nooruslikum. Aga kõige lõpuks, kui ta liigutuse pisarad on ära pühkinud,
mis tal veel sobiks öelda? Aamen. Ei tea, kas ei olnud testament tehtud. Ta lubas juubeliks. 90. juubelis. Ei, kui 85 saab. Mina lähen ja räägin temaga. Papa, me arutame siin sinu juubeli asja. Papa, tule ometi laste juurde. Räägi, kuidas sa tahad oma sünnipäeva korraldada. Ta ei tee väljagi, magab. Hinges on ikka veel või? Ega ei ole ime, kui juubeli asemel matused tulevad. Nii kõrges eas nagu tema. Ega 90 ei ole nalja asi. Papa saab alles 85. No jah, aga välja näeb nagu 95. Tema ei ole enam võimeli enda eest otsustama. No kes siis on? Kuidas ei ole? Sina või tahate Matiga kõik papametsad omale? Meie ei taha midagi. Mati organiseerib mehed peale. Raha jagame 3 vahel võrdselt ära. Aga kui palju ta organiseerimise eest võtab? Poole äkki? Ma ütlesin, et ma ei tea. Minu mees ei ole ahne. Papa ütles, et mets tahab veel oma 10 aastat kasvada. Ei taha. Kui nüüd kohe maha ei saa, siis läheb ürask sisse ja sööb kõik ära. Ürask käib vanu puid läbi. Just, Mati ütles, et papapuud ongi juba vanad. Kus nad äkki vanaks said? No sai, mis see sinu asi on? Selles suhtes on Mati õigus. Naabrid saagisid ka oma metsa ammu maha. Ei olnud ammu, alles talvel. Mati ütles, et just õieti tegidki. Mina arvan ka. Ja ega oodata ei ole siin küll enam midagi. Kõik saevad praegu. Raha on hirmsasti vaja. Tulgu siis juubel või? No kui matustega on tegemist. No juubeli peab papa küll ise ära korraldama. Lasku nii palju metsa maha võtta, et peo ära saab pidada. Jutt jumala õige. See oleks küll papast kena, siis saaks peolaua tellida ja... Lauakivi. Ma lähen proovin papaga veel rääkida. Pane uks kinni ja räägi temaga ilusasti. Kui meie ükskord vanaks saame, siis meie küll oma lapsi võõristama ei hakka. On ju kall... Mis sa teed, Nontrus? Kus pudel on? Sa kurat oledki pudeli tühjaks kõõtsinud. Üksi päini, kas sul häbi ei ole? No õige natuke. Las ma magan. Kasi autosse õudne lakekrants. Kuidas sa aru ei saa? Noh, mis ta ütles? Ei lase. Tehke, mis tahate, aga metsa ei puutu. Ainus asi, mis ta lubas, et testamendi teeb juubeliks valmis. Läheb selle Timoga ja käib notari juures ära. Ja kuidas ta oma puud juubelit peab, kui raha ei anna? Võlgumeti keegi talle lauda ei kata. Aega veel juubelini on, peame mõtlema. Aega ei ole mitte midagi siin. Matil on juba kõik kokku lepitud. Nädala lõpuks peavad esimesed koormad sadamas olema. Teate, aga mina ei taha, et Mati selle asjaga tegeleks. Mis jaoks? Mina ka ei taha, et teie selle oma asja kätte saate. Las olla parem mõni võõras, kes asja ajab, siis saame vähemalt raha kõik 3. Mis te räägite? Ega te kõike kohe maha ei võta. Esialgu ainult peo jaoks ja kuskil 10 hektarit. 10 hektariga võib 100 juubelit maha pidada. Töö maksab. Kuidas te aru ei saa? Kas sa oled kunagi kirvest peos hoidnud? Kirvega ei raiu enam keegi. Muidugi, mis kirvest sa räägid? Nüüd käib kõik sae. No mis vahet seal on? Küll te olete ikka lolli. Sina oled loll, Kersti. Mati ütleb ja Mati teeb. Sa ei tea mitte midagi, aga Mati pole sul sugugi mingi ingel, ma tean küll. Mees peabki targem olema kui naine. Vaata oma jussi. Kas seega mõni mees on?
jäta just rahule, temal ei ole viga midagi. Sa oled täpselt nagu ema oli, võimukas ja julm. Papa tahtis ennast ema pärast üles tuua. Ile kuskile. Aga sina oled nagu papa, kade ja kange. Ei täi ära ka surra, aeg ammu käes. Ma ei taha kuulda. Istu! Jätke järele, ärge hakake jälle riidlema. Kas see on mõni tütar, kes oma isast niimoodi räägib? Vaata just, missugune tütar su äial on. Mis sa kögised, oled tema poolt või? Ütle midagi. Tema sul ka midagi ütleb. Sinu mehel polegi suud peas. Mutiauk. Sinu on jalge vahel mutiauk. Sellepärast su mees ringi tõmbabki. Ei tea, kus ta sul praegugi on käsi mõne tüdruku saba all. Jätke järele, Kersti lase kohe õlle kõri lahti. Sinu mees on täielik sopajoodi. Minu mees on... Mati on varas, ta tuleks. 1000 korda parem kui sinu oma. Mida ta varastas? Sinu mees tuleb kinni panna. Mida, no ütle. Ärge kakelgõed. Sina vaata oma pille nina. Jussa, kas sina oled üldse oma tütre nina vaadanud? Jäta teie tütar rahule. Haha, teil Jussiga on nösu nina, aga pille nina on terav nagu Kavaku Antsul. Kavaku Ants on ammu surnud, mis te temast tahate? Ülle oli veel kooliplika, kui ta Antsuga. Kas sina ei saanud või? Ants tõmbas meid kõiki läbi. Lähme ära, Juss. Ära mõtle, et ma su plaane läbi ei näe. Kas me peame nüüd siis tüliga laiali minema? Papa... Läbi näen teid. Papa tahaks... Seda te veel kõik kahetsete. Küll te Matit palute. Minge teie. Mina jään ja aitan papal ära koristada. Ei jää. Tahad papa ajusid siin loputada, jah? Mine oma joodiku juurde. Sa oled alatu, Kersti. Kuhu nüüd, Juss? Ma tahtsin papaga... Uks on seal. Papa kodu. Tuba on tühi. Lahkuvate autode... Oota tuli nüüd. Papa tuleb tagatoast. Valges, üsna määrdunud pikas pesus. Ta istub laua taha. Otsib taldrikutelt söödat. Kummutab tühja pudeli suule. Kaet, papa. Oled elus? Ole ikka. Ma käi poem ja posti. Tuu on sulle. Munasides ond. Sul ole külalisi kennu või? Mis ta massa? 125. Metsaärnika käisima või? Säile kaubale. Oma lätse oli kui külan. Oma lätse oli või külan, anna mõtsa, anna miljonideks. Siis koole. Oma lätse ole või kui kurja kulli, hullema kui röövlide, kuid metsaärika tahva kõik maha raiu. Tuleva kui sõdalase, kiivri peas ja mootori sellen, masina mürise. Vieva puu Pärnamaale. Et munasid polnud või? Polnud, jah. Ma metsa ees müü. Sa ju tea küll. Kus na jäiva? Kes tuu? Muna. Muna. No, kanasides ole. Kus kana sai? Lendas juba Brüsseli. Poe müüja ütles või? Poe müüja, jah. Amanda. Amanda ja hullu.
ma ole sulle üldse jutt rääki, Timmu. Ma kuulan nüüd. Sa too mulle tüdreku. Keda? Sa too mulle tüdreku seie. Mis asja? Ma tahan tüdreku kaia enne kui koole. Tüdreku saia? Jah, taha jah. Miukse tüdreku? Mul kama. Musta tuhka ole etem kui muu karva. Ära vanad võtta, 85 või sedasi. Kus ma ta võta? Kus ma tea? Sul auto kään, mine tuu. Sa ees ole joonu enne. Ei pole. Ja mis sa kosta, Tim? Mis ma kostan? Mis sa taga tee? Mis sa tee nii noore laitsed? Esi üle kattesse 10. Sügise sai kattesse 15. No näe neid. Kes nii vanast hoolib? Kus ma siukse tüdreku võta? Ma massan talle raha, vaat sedasi. Küll noid ole, kes raha eest katsu annava. Kus ma siukse kätte leian? Sa mõtle. Ma mõtle. Üits vist ole seande. Kas sa Eedit tead, tema tütar? Eedi ole tuu, kes vangimaian kinni istsi. Tuu jah. Tüdrek olla raha järgi majas. Sedasi räägid sa. Ma esiest tea. Kuda ta välja näe? Pole häda kedagi. Nägu ole... Kerest ole peenike. Ai, paks nagu... Verstepõi. Verstepõi. Toda ära võtta. Lahja? Luinega mitte. Väike, aga tugev, näkad nagu pallid. Kus ma siukse... Näfits. Ehk tema tule seie. Sa teda tea? Kede? Näfits, no. Tuu ole Kendra tiu. Tema anna küll raha eest kätte. Kendra? Sa pea tähelma. Kendra Märku oli talve, tema tütre laits. Kendra Märdi tütre laits. Märt oli oma metsa sulile maha. Tõmmasivad kõik lagedas. Nüüd maru murru minu pedajad pikali. Sa ees ole Ümmesaare käinu. Ole küll. Kui maru korra sisse murra, ei siis enam pidama saa. Märt ei müünd, tütar hangeldas. Märt oli siis juba minemas. Lendme oli olnud või? Kasvaja. Või kasvaja. Märt ei täinud toda ära tappa. Keda? Kasvaja. Kuda sa tapad? Tema ütles. Märt pidanud näppega kasvajale pääs kinni pidama ja suruma. Lõhki või? Ei, toda või. Veri tule pääst valla litsu üks ainumas tilk. Siis kasvaja sa aru, et teda pole tahetu ja kao minema. Esi kao ära. Kuiva ära. Kuda sa ta näppe vahele saad? Kere sees ole. Tohtre lõika kere lõhki ja pane näpitse pääle. Kas tohtre seda siis teab? Mul pole tohtre tarvis, ma tahan tüdreku saia. Näfitsela soon tagana, ma räägi talle või? Märdi tütar, mis ta nime? Mann. See mann äritse Märdi metsa ja müüsis veel minu puuga maha. Ei too näfikse seia. Ma olen kuulnud, et pandasse kuulutuse lehte. Mis sa sest arva? Mis lehte? Sa mõtled pornulehte või? Mul üks kamagus lehtes. Me või kohe kaia. Sa kae. Joo saa nii kõik läbi luge. Jõua küll. Maaleht, Postimees, autoleht. Pornoleht. Pornu jah. Tuu mulle meeldi. Musta tukka. Kae toda, ole sa enne näinud.
ees ole nännu. Mahu ligi küll. Mahu küll. Kaeme veel. Noid ma küll tahas musta tukka, kintsu olema peeneks, aga tugeva. Kae, kas noid saad elli? Kus ma toda kae? Loe, mis seal seisa? Kaeme kuulutuse. Naine otsib meest 25-aastane kena ja sale neiu noormehega. 25–36-aastase mehega. 40-aastane seksikas abielunaine tutvuks oma vanuse... Mis sa noist? Kae, kus seisa musta tukka, 80 neiu, silme kui sõe, otsi kattessa 10-4 vanuse noormehe. Kae, kas pole sedasi? Pole, kus ta on? Sa ole õkva ullike, kes taha nii vana noormehe. Sinu eest taha keski, põlgava panas. Ma pea olema kattessa 10, siis või saia. Sa pea olema 35, siis või saia. Sul ole sippornuleht. Mul ole kapinetten. Laitse jätsima seia talve. Kroonika, ei tuu pole tuu. Tuu on küll tuu kae. Litsi oleva puha palla. Need pole litsi. Ne ole prominendi, minister ja artisti. Kus sa aru saa? Kus ma aru saa? Ma tea. Nava ja näkka oleva palla. Palla küll. Tuu pole porno. Tuu ole glamuur. Sa kaes, kintsuvahe ole kõik ilusti kinni kadetud. Kintsuvahe kinni, jah? Noh, näe nüüd esi, et tuu pole tuu. Nüüd näe, jah. Mul ole, kus ta sai, sa kae, mulle tuu tüdruk meeldib väga. Tuu ole Marika Korolev. Ministre? Pole ministre kedagi, Marika olen näitleja. Silmämööndaja. Teeb hüünepäär kometi, tuu vai. Tuu jah. Ma võtta Marika, too homme seie. Too seie, kuda ma ta too, sa ole õkva ullike kui laits. Tämme eest tule seie. Ma massa talle raha, siis tule küll. Ei tule, mis tal viga linnan olla, seal varakaid küll. Sinu raha või kedagi, vana mees rumal kah peale. Anna seie, ma kaesi. Mis sul seal kaia on? Ma kae, kas Marika mu taha. Anna seie. Sa pea bordellin ära käima. Kos? Bordellin. Ma ei tea sest kedagi. Bordell ole tuu sama, mis litsimaja. Toda sa tea küll. Toda tea küll, jah. Sa pead litses ära käima. Nähes põlgava mu vanas. Ai, toda ole. Litsi oleva bordellin tööl, nagu poodis või juuksurin. Astu sisse ja massa raha. Kas Pikasillan ole bordelli? Pikasillan es ole veel. Sul tuleb Tartun ära käia. Õkva Tartun. Lähme kohe. Ma tõmma kalossi otsa ja võta valitud. Ai saa kohe. Ma pea enne maad kuulma. Mis tarvis? Kus huulitsen litsi ole ja kuda tuu asi aetas? Lähme homme. Ei saa homme kah. Vana inime ole kärsitud kui laits. Ma pea kuulma enne, mis ta massa ja pane siis sulle tunni kinni. Küll ma anna tähede sulle. Valitse peenikse kerega. 85 või olla veel 30 ole juba väga vana. Musta tukka ja silme kui sõe. Küll ma valitse. Musta tukka ja silme kui söe. Mis sa veel taha? Musta sukka või jalan olla. Musta tukka ja musta sukka.
sa pea ennast vesi kah mukkima. Kus sa sedasi lähe sitase püksin jala? Ma panen ülikonna. Ka lossega ära tule. Kaed sokidega olema. Ma või sulle poodist lipsu tuua. Mis tarvis? Mul ole kikk oleman, ülikonna, lipsu ja särgi. Kenga või vähe pegista, kui hiire pole ära näinud. Homme ma pea Siku Kaarlelt sõnniku välja. Litsesse jõua või olla tuna homme. Päivä. Sa Marika, sa kae. Või saia küll, kui Marika bordelin tööl on. Timmu vii homme Kaarvel sõniku, tuna homme kae Tartul Marika. Esimene vaatus on lõppenud, nüüd natukene meeleolumuusikat ning kohalikud uudised. Ja jätkame kuuldemänguga. Esitusele tuleb teine vaatus Raimo Küti kuuldemängust Papa. Maja Tartu äärelinnas, lõbumaja. Hommik, kell on 10 peal. Kristiina istub voodiserval ja riietub. Stella on just jõudnud koju. Kus te olite? Hotellis? Ei, tema juures, nende kodus. Ära valeta! No ausalt, nende abieluvoodis. Kolmekesi? Või veel, naine oli tal tööl. Arst mingis haiglas. Maarja mul samas vist. Aga tead, ega see ei ole nii nagu muidu. Ta ei ole üldse niisugune. Tal on põhjus. Naisega on probleeme, selle pärast. Mismoodi? No mina ka ei tea, mingi kompleks või midagi. Ei lähe lihtsalt ja kõik. Saad sa aru? Temast ei ole naise juures asja ja see on maru vihane. Jaa, ja sina siis? Ikka aru ei saa, miks talle sind veel tarvis on. Ja, ega ei olegi. Aga voodi veab ju. Jah, kujutad ette. Tegelikult ta tahab meelde jätta, kuidas me voodis oleme. Ja meil tuleb kõik hästi välja ka. Ei mingit tõrget. Kompleks kadunud. Kas sa ei saa aru? Tahab, et litsi lõht voodisse jääks. Ja, vist ja. Ta ütleb, et mõtleb siis minu peale, kui oma prouaga jahmerdama hakkab. Nagu oleks mina see, kellega ta... Minuga tal ju kompleks ei ole. Kas sa nüüd said aru? Vist jah. Ma arvan, et ta kutsub sind veel. Ta arvas ise ka, et ühest korrast jääb väheks. Oh, issand, kui lai voodi neil on. Ja me oleksime temaga peaaegu mullivanni ka läinud. Aga kartsime, et proua võib varem koju tulla ja peale sattuda. Kujutad ette nagu filmis. Ja tead, ta armastab nukke ja kogub neid. Ja enamus on tüdrukud. Näe, vaata. See on ka tüdruk. Oi, kui armas. Kes sulle ostis? Ma ise. Annikale. Tal on täna sünnipäev. Viin õhtul ära. Kas ta saab 5? Ei, 7. Läheb kooli. Ma tahaksin ka, et mul oleks oma kodu ja lapsed. Temal on. Neil on nii suur maja, jube ilusad asjad. Lapsi neil veel ei ole, ainult nukud. Nüüd ta teeb lapsed ka, kui sinu peale mõtleb. Vist jah,
sa paned mustad sõukad. Kas sulle tuleks see järgi? Ei, siia tuleb üks onu. Kuule, sa oled veel kõhnemaks jäänud. Teed salatrenni või? Mis trenni? Ma olen kogu aeg väsinud. Vist mingi viirus. Äkki on seagripp. Kes sulle tuleb? Ei tea. Mingi vanamees metsast. 70 vähemalt. Üks käisin temast kokku rääkimas. Sellel võib rahapuuga seljas olla. Mis kell ta tuleb? Kohe. Peakski juba siin olema. Äkki suri vahepeal ära. Kuula. Ei surnud midagi. Punasega sõidetakse ette. Aga tšau siis, ma lähen magama. Ja ärge väga ülemeelikuks minge. Issand jumal, see küll üles ei jõua tulla. Sisenevad Papa ja Timo. Tere hommikust. Hommuku. Me ole nüüd tulnud. Papa ole tuu, kel ole isu. Jah, ma tean. Teie minge ära. Kas rahan tema käes? Ole hea. Küll papa massa. Ma pärast anna. Ei, me ilmaks siin ette. Kohe. Kohe, ma siis otsi. Kas ta on teie isa? Es ole. Me ole üleaegse. Kui vana ta on? 84 ole. Jumal küll. Ma anna suure raha. Jaa, 500 ongi poole tunni eest. Aitäh. Sa saa nüüd esi hakkama. Nüüd saa, jah. Kaet väega. Saad veel viga. Noh, mis te vaatate? Kuidas te soovite? Kas ma ka esiti? Te tahate vaadata? Olgu? Mis sa tee? Kuidas mis? Te tahtsite ju vaadata. Ma näe su küll. No siis, tulge siia. Tulge, heitke voodisse pikali. Tulge, ärge kartke. Ma aitan. Ma ei sooli pikali. Ei taha pikali. Aga kuidas siis, ega ometi püsti? Tuu ole etem küll. Püsti, püha taevas. Teie eas. Ma toetan põlve maha, siis saa küll. Täitsa ogar vanamees. See ei seisa ette, Maarika. Mis Maarika? Meil pole siin mingit Maarikat. Ma olen Kristiina. Mis ma siis lõpuks tegema pean? Sa seisa, ma toimeta esi. Papa põlvitab Kristiina ees põrandal. Nad vaikivad. Kristiina ei tea, kuhu oma käsi panna. Aeg kulgeb. Uksele klopitakse. Purjus mehe hääl nõuab Stellat. Uks lüüakse lahti ja joovunud mees tuigerdab sisse. Stella, kus sa oled? Stella, ma tahan su rinnal nutta. Stella on oma toas. Stella, ma tahan su rinnal nutta. Ole vait. Mis tuu tahtsi? Kes? Tuu, kes see lõuga? Tuu, tema vähemalt tahtiski midagi, aga ma ei saa aru. Miks teie siia tulite? Sa eest tea. Aru küll ei saa. Ma hoia su näkka oma piun. Ja mis siis? Näkka. On teil aga kõnepruuk. Vaadake, mina ei ole süüd, et te hiljaks jäite. Teil on ainult mõni minut aega. Hakkake juba pihta. Mis ma pea tege? Kuidas mis?
või häbenete äkki? Ärge kartke, piske käsi seeliku alla. Mis tarvis? Kuidas mis tarvis? Piske siis pea, kui tahate. Mis te siia üldse tulate, kui te midagi ei taha? Ma tahan käe su ümber hoida. Jaa, ja ainult. Mis veel? Sa oled pahane mu peale või? Pahane? Ei, mis pärast? Ei ole pahane, aga... Ma või siis tohin kord jälle tulla. Põlvitama. Tulge. Ma tule ja toon raha ka jälle. Pea nüüd minema juba või? Aeg on läbi küll. Aga kui te tahate... Ma siis lähe peale. Võlve jäi kanges. Laua ole kõva all, ma upita. Oot, ma aitan teid. Miks te paljajalu olete? Kalosse jäi õuen. Hiirelit sulle kenga ära närinud. Ja sokke te ei kanna? Ma kanna küll. Ma ees pannu. Pudeda sulle lännu värva vahi otsest näkku. Ma lähen nüüd Timmu oota. Kristiina laseb papa uksest välja. Tuleb Stella. Imelik vanamees. Ülikonnase lipsuga, aga palja jalu. No mis te kaugemale jõudnudki või? Ei. Imelikud mehed. Nagu seegi, kellega mina. See on ka imelik. Mõni aeg hiljem. Sama paik. Lõbumaja. Papa põlvitab. Kristiina ümbert kinni hoides. Põrandal. Põlvede all on padi. Stella istub peegli ees. Tüdrukud naeravad. Mis siis sai? Kuule, ega ta laps ei ole. Ei, tegelikult vist ikka on ka. Aastatet on ta minust vanem, aga muidu on küll laps. Ta vist kardab oma naist. See nõuab, et ta, ma ei tea, kes oleks mees ja abikaasa ja mingi seltskonna prominent. Ja voodistek ka veel. Jah, aga mina ei nõua midagi. Ja sellepärast meil nii hea ongi. Ma olen vist temasse armunud. Naljakas. Tule alla, Stella. Kohe ja sina ka, Kristiina. Sa näed, ma olen tööl. Mis seal on? Safin tahab teiega rääkida. No millest? On millest. Te peate polikliinikusse minema. No mis jaoks? Me käime gynekoloogi juures niikuinii. Kogu aeg. Ja iga kord maksame 500 krooni omast taskust. Ravikindlustust see meile ju ei tee. See ei ole gynekoloog. Te ei pea maksma. Tule kohe, Stella. Borisile ei ole aeg oodata. No millest te meid kahtlustate? Ütle siis ometi. Mis sa salad see? Me ei süsti, sa tead ju küll. Ja kondoomi kasutame alati. Tean. Rääkige sellest Safinile. Mina ei pea. Olgu, ma lähen. Keegi on vist omale otsa peale saanud. Muidu nad meid arsti juurde ei saadaks. Papa ja Kristiina. Papa põlvitab Kristiina ees ikka veel. Padi põlvede all. Kas te olete üksik? Mis, mina või? Teie jah. Kas teil peret pole? Ole küll. Laitse kõik linnan, Tartun, Tallinnan ja kus kõik ilman laiali. Ja kus teie elate? Metsänela. Üksi päini.
Leena ole ammu mulla all. Timmu käib poen ja too puid. Aga miks te siia tulite? Seie su juurde. Jah, minu juurde. Ma tule oma uue ema kaema. Mis ema? Oma ema. Ma taha su üskast ükskord ilman tulla. Minu üsast? Ma ei saa aru. Kui ma ära koole ja taevan ära käi. Mis siis on? Ma tule su põlve vahelt maile tagasi. Te tahate minust uuesti sündida? Sa ole noor. Saa küll, Laitse. Ja te, jumal küll, midagi niisugust pole küll kuulnud. Võid kuule. Ja te mõtlete seda tõsiselt? Valite mind omale emaks? Laitse ja. Ma kaesin su pornolehtedest. Marika mulle meeldi. Aga mina pole Marika. Mina olen Kristiina. Minu pilte pole ka ajakirjades olnud. Ei, tuust pole lugu kedagi. Näkku olema nagu väikse palli ja kintsu peenikse. Su üska või saia mulle kodun küll. Aga miks te mind emaks tahate? Kus ma mudu Maile tagasi saa? Maile tagasi? Jah, aga miks just mind? Keda siis veel? Ma ei tea. Kas teil tuttavaid ei ole? Teil on ainult pojad. Tüdreku ole. Ja lapselapsed. Poisi ole ja tüdruke ole ka. Noh, võtke nendelt ümber kinni. Naes lase mu katsu. Miks? Kus ma tean? Ees lase mu ligi. Kus sa aja oma sitase sõrme vana toi? Pölgva ära. Anna metsa, anna miljoni, siis koole ära. 500 eesmaa ees saa mitte käega piusse võtta. Laitse olema kõik võõras jäänu, hullema veel kui võõra. Kas te nutate? Ärge nutke. Mis ma saad ette? Silmemine veele kui mõtle. Väikse Laitse ole kui linnu poja, siis kui kasva suures ja saa targas, ole kui kurja kulli. Ja mis tarvis sedasi, kes tea? Teil on kahju endast. Ole jah omast ja muist ole ka. Kellest veel? Lastest? Ole ka jah. Muidugi. Pedajast ole kah kahju. Mis nois saa? Kes need pedajad on? Puu. Naga enne kasva metsan. Okse tõusma taeva poole ja kae pilvi. Pika sirge puu, aga noore alles. Laitse tahva kõik maa raiu. Tuleva kui södalase, kiivre pias ja mootori sellen. Masina mürise. Viava puu vällamaale. Teil on metsast kahju? Ole küll. Inimese aru, kui talle haiget tehetas. Tuu, kes tee olega, siis sõerd või sõge. Kas puu saa aru ja noore puu veel? Kus ta tea inimese karta? Lase ta kasva täis. Siis sae või raiu. See risti inime Laitse tappa või siis sõjavällen saada. Sõge ainult. Aga teie lapsed ei taha teist aru saada? Kes taha? Arvava mu lollin oleva ja lõugava mu peale. Ma ees kuula. Ma anna metsa sulle, Marika. Ma tee sulle notarin kontrahti. Minule? Millest minule?
sa eest taha pedajaid maha raiu. Mina? Milleks mina neid raigima peaks? Ei taha. Tuu pärast anna. Sa too mu ilmale mets oleva alal ja mühise mulla korva, kui ma kätkin siputa. Oh jaa, te tahate siis oma metsad ise endale pärandada? Taha küll. Mis sa sellest arva, Maari? Mis ma arvan? Ei tea, naljakas igastahes. Aga kes teie isa on, kui mina emaks saan? Pordumajan käi mehi murdu. Käivad murdu jah, aga te ei taha ju neid omale isaks. Või tahate? Näiteks seda, kes enne siin käis. Tuu, kes see lõuga. Jah. Ma pea aru pidama. Pidage. Küll on naljakas jutt. Annika saab endale venna. Kes Annika ole? Minu tütar. Sulle siis laits juba või? Jah, mul on laps. Ma pea veel aru pidama. Kus see laits ole? Ta on lastekodus. Mis tarvis? Läks nii. See oli ammu. Ta on juba 7-aastane. Mul ole sõtse siis juba. Sõtse, jah, on küll. Ainult, et isa ei ole. Ise ole puudu veel ja Timmu. Mis sa sellest arva? Timmu või isa on saia küll. Timo, see oli Timo, kes teid siia tõi. Hei, ma ei tea. Te olete naljakas. Teie mõlemad, tema ka. Sa ees põlga Timu vanas. Vanaks? Ei, vana ta küll ei ole. 30 on või? Ole jah, ma räägi Timmu nõusse. Ta pane tunni kinni ja tikku su põlve vahele. Aga kuidas see võimalik on, et te korraga 2 pool saate olla? Ise olete ja siis veel minu kõhus ka. Ma ees jää säia, ma kuule ära, kui notaril paberi ära teeb. Laits jää su kõhun. Ma käin taevan ära ja ole hüttessa kuu pärast mail tagasi. Nii naljakas jutt. Sulle meeldi? Jah, miks ei meeldi? Ma räägi siis Timmu nõusse või? Rääkige pealegi. Te unustasite oma padja. Kas jätate selle siia? Las jää, mulles ole tarvis. Sul ole, ma toon sulle rõõvid ja linuligi, kui tule. Papa ei põllita enam. On Kristiina abiga püsti saanud. Siseneb Stella. Mis sa naerad? Nii naljakas vanamees. Tead, mis ta tahab? No? Kas sa pead minema? Nad ootavad. Ta tahab mind omale emaks. Mis? Jah, ausalt. Ma pärast räägin. Mis nad seal uurivad? Tead, keegi on meilt aitsi saanud. Meilt? See veel puudus. Kuidas meilt? No meie majast. Mõni päev hiljem lõbumajas. Tühi tuba, pooleldi pakitud kohver ja papa padi Kristiina voodil. Läbi ukse on kuulda kõrgendatud hääli. Sisenevad papa ja Timo. Mis nad harjuvad? Kus ma tean? Maarikal ole pese punase, ta ole pahane, et nad lõugavad. Või olla. Küll ta tuleb, ma ootan. Ma ole sulle seltsin. Mis jaos? Ma ees taha, et sa kae, kui ta ma Maarita rauta. Ma või senis viisuri vahti. Toda veel. Mine vahi välja.
nurga taga või? Vahi jah. Kus muna sai? Taskunale. Arva sa, et munast ole abi. Kurat, toine olen nõmast näinud. Pea olema. Kae, tasku puhane, ligane, lits. Sa võtsi kaits muna? Kaits jah, nüüd ole üits puru. Aja segi ka. Kaua ma pead rautama? Kaua sa jõua? Kus ma tean? Ma olen pornokinu kaenud. Me oleme pool päiva selle. Sa tee mu vaeses. Ma massa tunni jagu. Kuidas ennast tunne, kas sai munast väge juurde? Võta särgi maha. Või karata küll juba. Ma võta püksi kah. Ma kae, kus Marika jää. Jah, kohe, otse kohe. Kuhu ta läheb? Ja nii kaua, kui mitte veel meid vaja oli. Mina üürin teile ainult korterit. Ja ainult. Tere hommikust. Mina ei ole selle süüd, et ma haigeks jäin. Mina ka mitte. Aga siin see ometi juhtus. Kuidas aru ei saa? Keegi pole teid siia vägisi toonud. Ta ei tahagi aru saada. Minu elu on nüüd rikutud. Ja kuhu ta nii äkki läheb nüüd? Kuhu? Tal pole kuhugi minna ja ravida on ka tarvis. Kus ta raha saab? Aga siia ei saada enam jääda. Mõelge ise. Oleks tal ainult viirus. See pole haigemaja. Mõelge peaga, mitte tagumikuga. Ja sinul pole mitte kumbagi. Kaabakas, mögu. Sa nutta, Marika. Mis nad sul kiusava? Ma ei tea. Kus nad su ajava? Ajava välja. Mis nüüd sa? Me ole tunni kinni pannu. Papa räägi, et ma pea su, kuda ma nüüd ütle. Minge ära. Me pea ära minema. Ma võin massa juurde raha, mul ole küll. See ei aita. Ma olen haige. Mis tõbi sul ole? Mul on aits. Sul ole aits? Ma ole kuulnu aits küll, esies pole pödenu veel. Sa pea maa rohtusi. Mis asja, sul ole aits? Jah. Sa ütle, et sul ole aits? Jah, mul on aits. Sul ole aits, sa kae, papa, mis ta räägib, tal ole aits. Kus mu särgi sai? Temal ole aits, tule, papa. Anna jalgele valu aits või meile kah kallale karata. Ma ees tunne. Ma küll tunne juba. Mis nüüd sa? Sa ees või veel aitse saia? Ei. Mis tarvis? Ma suren ära. Sa sure ära. Papa sure ära, papa ole vana. Mina ka. Mind ei saa enam ravida. Ei saa tervest teha, rohu ei aita kah või? Ei. Mis sa nüüd tee? Ma ei tea. Ma tahtsi su juska omale kodun. Nüüd ole sa isi ilma peal. Sul ole laits. On küll, Annika. Aitses ole Annika kätte saanud. Ei, tema on terve. Me ei küll laitse saia, kui veel kasva. Jah, muidugi. Ma aita sul sumadani tassi. Kuhu? Kodun. Mis kodu? Sa tule mu manu. Kuhu? Metsa? Surema? Sa tule mulle sõtsen. Kuidas? Ma ole sulle venna. Annika too meid mõlemaid ilmale. Ma käi enne taivan ära. Annika kasva. Kuidas me? Sa ees taha Annika eman. Ei, mitte seda, aga. Tari siis padi kahligi. Timmu vii meid kodun. Sa ees ole Timmu auto enne kaenu. Pika silla tagana ees ole säänse punase peletise enne nähtu. Onda ole nimes pandu kah veel.
hiljem. Papa kodu. Köök. Pliidil keeb tee. Papa on vanemaks jäänud. Koperdab mööda tuba ringi. Vaatab ootavalt aknast välja. Kuulatab tagatoa uksel. Sa ees magama aarikan. Ma aita sul tõuske. Sa ole kokku kuivanud. Suure silme ole alles jäänu veel. Toeta seie, ma säe sulle kohta. Ma aita sul istu. Ja kata veel kinni ka. Timmu tule varssi. Ma valita enne tee vett, sa taha? Jah, aitäh. Sa ees ole ma rohtusi linnan joonu. Na viiva tõve välja kerest. Mis päev täna on? Reedi ole. Päeva lähe nüüd ruttu. Sa ees ole söönu täna. Õhta juba käe. Ei taha või? Ei, aitäh. Timmu tule. Pean su jälle tohtre manu viima. Ma räägi Timmu nõusse. Ei ole tarvis. See ei aita enam. Tohtre saa abis olla ikka vahel. Ma joon parem teed. Väljas sajab lund. Saja jah nüüd. Kas ta veel maa jää, mine tea. Aga või olla jää kah juba. Ma tahaksin. Mis sa taha? Õue vaadata. Sa taha õue kaia. Ma tõuka koo tooli akna ligi. Pole vaja. Te ei jõua. Jõua küll. Tooli lits ole rampa. Las jääda. Küll Timo aitab. Istuge parem. Jah. Timmu jõua küll. Timmu ees ole olnu, ma ole hädas päris oma laitse eest tulemu kaema. Milvi ja Ülle ikka käisid sünnipäeval läbi. Käisima küll, jah. Ainult teie kolmas tütar. Kersti, tema eest tule. Nad ei suuda teile andestada, et metsad minule andsite. Ole vihase, jah. Ehk tulevad jõuludeks kõik koju. Ei olla. Timmu või kuuse tuua tuan. Mis sa sest arva? Võib küll. Mina vist seda enam ei näe. Sa ees näe. Sa aja uut tullu. Ole veel noore ja saa terves. Mina ei saa. Hea tee on. Lõhmuse õige. Sa pia saama terves. Ma kae. Kus sa jää? Paberite tegemine võtab aega. Kohtumaja on ole väga tähtja mehe. Nooteri ja kes veel? Ei tea. Ei tea, kas ta saab hakkama. Keegi pidi tal abiks olema. Kaarle vennalaits. Tambet ole Tartun suur asjamees. Pangamaja on õigus. Sa kae, Timmu, tule juba. Ma panen Timmule kahte vett. Noh, papa, nüüd ole kõik kerran. Paber ei ole jutti aetu notarin ja lastekodun ja see. Paber ei ole siin, see võta.
sa mulle noid, pane kodun riiulin, passi ja tiire ära ja snäri. Sa tee vett taha. Või võtta küll. Kuidas Annikaga on? Tule suiks säia. Lubati. No kus nad saiva? Ma räägi neile, et Annika tule kodu. Kes saa keelda laitse oma kodun alla? Na kahesi su paberi. Kahesi paberi, jah. Notari tea, kuda paberi pea välja nägema. Notari tea, jah. Ma ole saanud toime, pole Tambet mul abist. Volituse oleva kahtarvilise. Oliva küll. Tambet aitus notarin rääki. Ma oskaisiti. Mis notari kostis? Metsa saa siis Annikan oman, kui Annika ole kattessa teist täis saanud. Sa ole seni valvajas pandu siis. Seal seisas edasi. Sa saa hakkama. Ma pean. Kus ma pääsen? Sa pea, jah. Te olete väga hea, Timo. Ma tahaksin, et Annika saaks ka endale teiesuguse mehe. Ma jää vähe vanas Annika tarvis. Isan kõlba küll ehk veel. Jaa, olge talle isaks, jaa. Ma pean nüüd minema. Pudulojuse ootelaudan. Tule homme säia, sa pea Marika haigemajjan viima. Küll ma tulen. Ei, haigemajja ma ei lähe. Ärge selle pärast tulge. Aga tulge niisama. Aidake papal ahju kütta. Ja rääkige meiega. Te nägite Annikat, kuidas tal läheb. Annika nõua kiike puie külge ja taha jõe äärel kalang ja vette pildu. Tõesti, nii ütleski või? Ütles jah. Käe, et vette ees lenda, sa pead tal silma päär hoidma. Küll ma hoiab. Kas ta lugeda juba oskab? Oska küll. Homme ma tule ja räägi sulle. Pudulöös olen jälle. Lõugavad laudan. Ma pean minema. Meetamine hullus muidu. Ole veel. Ma ees jaksa tooli akna manu tarida. Sa pea mu aitama. Mis tarvis sinna? Marika ta õue kaia. Õue kaia. Toda sa kohe. Aitäh. Ma tahtsin vaadata, kuidas lumi sajab. Säs ole enne nändu? Ei ole. Kus sa linnan näe? Pane kontrahti ja muu paberi eest ära, et hiire kätte ees saa ja varga. Ma pane torun ja keevita otsa kinni. Kus sa lahti saa pärast? Mul 10 talve aega toru lõhki saagi. Annika sa sui alles kattes. Pane siis, jah. Ma hommiku tule ja küta ahju. Teis külma ära. Ei külma. Head õhtut. Timo on hea mees. Ole jah. Kes Meeta on? Kas Timo ema? Timmu ole vaene laits. Nüüd või Meeta emas kutsu küll juba. Kui vana tema on? Noor ole. Es ole 80 saanu veel. 80? Annika saab alles 8. Peaks ta ikka hea mehe leidma. Ja oma kodul. Küll ma siis näe. Tead, kas me ikka saame lastena sündida? Kui taevan ära käi, siis saa. Ma pole sellest kunagi mõelnud. Mitte kunagi. Ma ole küll. Lumi langeb. Varsti päris pime. Te ei karda üksindust? Ma pelga küll.
pelgate? Kartsite üksinda metsas elada? Mis ma metsa pelga? Ma tahan toise inimese olemu ligi. Teine inimene, teie lähedal. Ma tuli bordelin su kaema. Mul ees onnun omal kedagist. Laits tarvitse kodu ja vana kah. Muil aegu või küll võõrsil ringi laske. Kas see teile midagi ei lugenud, et ma lõputüdruk olin? Tuu ole väga tarvilise. Üksiku inimese otsi seltsi taha, kui laitse vastu ema olla. Tüdreku ole bordelin kui halastaja õe siis nagu ingle taevan. Kus sa mudu saa, kas mõni üksiku hooli ja vana aita? Kel kikk oleman, tuu istu kodun peremanu ja kae viisuri. Mul ees ole olnud. Mis sul ole, Marika? Sa värise. Sul ees ole valusi? Ei. Aga palavik on vist küll. Ma olen nagu purjus. Hõljun. Sa oled tuline ja mul ees ole kraadi. Sinder ole tükeks lennu. Ma võtta tule üles. Ei, ärge võtke. Istume niisama. Palun. Ma vaarita sulle ma rohtusi veel. Ei, mitte praegu. Rääkige veel. Rääkige niisama. Mis ma sulle räägi? Ma mõtle, kuda ma siis õuen ringi joose, kui taevan ära käid. Sa ole kaenu tuu vana müüri õue all. Jah. Ne ole veel kõva. Sinna saa saeveski pääle panna. Siis saab palki saagi või lauda, kui tarvis. Või muist ära kah müüa ja uue tare püsti panna. See on ka veel hea. No ole küll. Aga ikki vana juba. Akna veikse ja ukse madala. Küll siis näe ja pea aru. Annika too mehe majan. Timmu aita otsi, kes mootori tunne ja mutri keera. Tüdreku eest tohi masina torki, ma ole su venna. Pea sul silma pääl pidama, sa võid näppe pidi võlla vähele sattu. Ma räägi Timmu nõusse. Ta aita masinavärki töösse panna. Teda oska küll. Ole enne auto parandanu ja tead trikmasina. Pana Timmu siis ole. Annika ole nüüd 7 ole või kattessa. Siis ole kattessa teist. Või laitse saia küll juba. Ja Timmu ole siis. Ma ole puhta tittis alles. Kas ma muu kuulava, torkava nutsu suhu ja annava körli piun? Papa, kui me taevas oleme, võib-olla pean mina minema ennem. Ma tule sulle kohe järgi. Kui me seal oleme, lumehelveste taga, ärge laske mul siis kaduma minna. Ma olen ainult linnas elanud. Ma ei oska mujal hakkama saada. Ma valva su järgi. Valvake jah. Ma tahan koos teiega olla. Ma hoia su käe kinni. Hoidke jah. Ma võta kohe oma pioon, sa ees keela. Ei keela. Ole keegi enne hoidnu su käe. Ei ole. Võib-olla ema, kui ma väike olin. Ei ole. Ma nüüd hoia. Lumehelbed,
lumehelbed langevad. Kus nad jää? Kas sinna ei saa jääda? Kõik peavad tagasi tulema. Taevan. Kus ma tea? Mõni või jää küll. Ma ees saan. Küll ma kuule ja võta su käe kõrva. Kes see laid siis taha lillesi kaia? Kik taha ju. Lillesi kaia. Mina tahaksin lumesadu vaadata. Lumehelbeid langemas. Sa ees näe nüüd pime või? Ei, ma tahaksin lumesadu vaadata. Kerge südamega, olla terve ja oodata kevadet. Küll see tule kätte. Enne sata lumi maha ja katama valges. Mulla ole all kui külmanu kamaka. Tuisu torma läbi puie. Tuisu torma läbi puie. Ma hakkan nüüd minema sinna, kus jääväljad tartuvad. Ma hoia su ligi. Hoidke. Papa, mul on hirm. Ma hoia su sülen. Küll me kattekesi. Ühe korra sa tali otsa ja lumi sura ära. Vee joose ja linnu tule tagasi. Linnu tule tagasi. Kus nad jää? Kik tule kodun, sõtse tule ja venna. Sõtse ja venna. Ja meil on kokku lepitud, et enne kui me koduteele asume, saame veel sealt kõrvalt ruumist läbi astuda. Aitäh teile, hea meel, et teile vist meeldis.